Kohe-kohe lähemalt, kes sa oled, mida sa teed, aga nagu ma aru saan, siis Lauri on tegelikult see, kes on selle muusikalise kontseptsiooni taga. Saan ma asjast õigesti aru? Suures plaanis küll jah, et meil on produtsente veel, aga ma olen siis nagu see selline produtsent, kes siis nagu vastutab kogu selle tulevase plaadimaterjali nagu komplektsuse eest ja niimoodi. Aga milline projekt siis on ikkagi Renate? Mis muusika on teie peamine suund? Elektrooniline on selline kokkuvõttav sõna, aga stiililiselt on hetkel see esikplaat olemas selline laiahaardeline või selline, ei tahaks öelda laia ja valguv, aga selline suht laia spektriga. Elektrooniline enamasti on tantsumuusika. Tantsumuusika just, et seal on tulemas veel selliseid natukene sellist aeglasemat rütmi, ehk siis hip-hopi valdkond on natukene äkki selline R&B ja siis on ka kiiremad rütmid seal, kiiremad tantsumuusika ja karmima tantsumuusika sõpradele midagi. Millist muusikat Renate sa ise kuulad? Ma ise kuulan absoluutselt kõike, mis on hea, et mul mingeid piiranguid nii-öelda ei ole, aga viimasel ajal ma olen hakanud rohkem nagu kuulma tantsumuusikat, kuna ma ise teen ka seda. Keda sa meelsast Eesti artistidest kuulad? Eesti artistidest, no näiteks Ott Lepland, Linuusküla, Tessan, Koit Toome, et sellised. No sinu valid on praegu järgmine laul. Me peagi kohe jätkame jutuajamist teie mõlemaga. Keda mängime ja mis laulu? Võtame meil Linuusküla Ihu üksi remixi sellest. Kuulame. Lauriga siin eetriväliselt rääkides sai nii mõndagi uut infot juurde. Nimelt paljud teavad kindlasti Koit Toome ühte laulu Mälestused ja Lenni Lavida mix ja see mix kõlab täpselt niimoodi. Lauri, see on sinu kätetöö, see tantsuversioon vist, jah? Just nimelt. Sina oledki Lenni Lavida, jah? Nii nad räägivad. Nii need jutud käivad, jah, külajutud. Aga enne seda, kui sa Lenni Lavidaks hakkasid, olid sa veel üks teine nimi? White Boy. White Boy? Jah, just mis sellest projektist on saanud? Ma tean, et ka White Boy tegi omapoolseid mikse, tantsumikse ja nii edasi. No, see on mu kõige kauem olnud projekti nimi ja see on siiamaani aktiivne, et siin eile või tegelikult isegi vist üleeile, kui võtta nagu astroloogiliselt, tuli välja Renate varsti kõlava loo remix. Ohoo! Mis on selline karmim, aga ärge muretsege, siin teie raadioeetrisse tuleb ikka see originaal. Selline raadiosõbralik variant, et ei hakka siin keset laupäevast päeva kedagi ehmatama. Kuidas te jõudsite Renate projektini? No, see algus on siuke päris huvitav lugu, et äkki Renate ütleb siin... Ütleme nii, et mind leiti ühest nii-öelda roosast suhtlusportaalist ja... Nimesid äkka nimetama? Jah, et üks tele DJ leidis mind sealt ja tutvusime siis omavahel ja siis äkki aastati, et oskan klaverit mängida. Ja siis ma saingi alguses aru, et ma tulen nüüd telestuudiosse ja mängin mingid meloodiaid neile sisse umbes või niimoodi. Ja siis paar päeva hiljem kontakteerus minuga Siim Pohlak ja me rääkisime alguses natuke mööda üksteises, ma sain aru, et ma lähen stuudiosse klaverit mängima ja siis Siim ütleb mulle järsku, et aga valmista siis mingi 2 lugu ette, et mis sa meile ette laulad, siis ma olin kergelt šokis, et ma sain väga valesti alguses asjast aru, aga siis hakkasidki sealt nagu need asjad niimoodi minema, et läksin telestuudiosse ja lausin oma 2 tema sisse ja arutasime natukene oma hääle üle ja siis hakkasime juba tulevikuplaanidest rääkima. See on väga hea hääl. Oi, aitäh. Kas Renate on sinu esineja nimi või päris nimi? Mõlemat. Ja nagu teada saime, on see selline mõnus tantsuline elektrooniline muusika ja te olete kaasa toonud oma loo, mis kannab pealkirja Tugevam. Kuidas Renate lood valmivad? Kes kirjutab sõnad, kes muusika? Kui palju on Renate sinul endal siin, sinu enda käekirja lauludes? No, lood ise sünnivad erinevalt, aga oma lugudel ma kirjutan alati viisi ja sõnad reeglina ise.
et sellel tugevamal küll on, produtsent on jätnud viisile ka oma jälje külge, aga muidu ma kirjutan jah, et oma lood valmis ja siis lähme stuudiosse ja hakkame umbes taustu ehitama ja niimoodi ja siis ma laulan pärast. No aasta algus on selline plaanide tegemise, mõtete mõllutamise aeg. Millised teie plaanid on selleks aastaks? No kõige suurem plaan esialgu on ikka anda välja album, mis peaks ilmuma idee kohaselt märtsikuus. See annab nime Sahtlisse kirjutatu, albumi nimi. Ja tegelemegi praegu stuudios kogu aeg selle albumiga. Loodame selle ilusti valmis saada ja siis hakkame promoma seda suurelt ja vaatame, mis edasi need toob. Lauri teeb selle plaadi komplekteerimise kohta kindlasti lähemalt rääkida. Just, et praegu usin töö käib, lood valmivad lugude järel ja see Sahtlisse kirjutatu pealkiri veel siia juurde lisates on sümboolse tähendusega, sest Renatel on Sahtel oma kirjutatud lugudest punnis, kui nii võib öelda. No selge, me igal juhul jääme ootama teie poolt veel uusi laule. Ja praegu tutvustame kuulajatele laulu nimega Tugevam. Teile ka tänud see stuudiosse tulemast ja uute kohtumisteni. Suur aitäh teilegi ja Elmari kuulajatele jõudu ja jaksu uuel aastal euroga hakkama saamisele. Samasse näed. Raadio Elmar.